oleme jälle issand ees ja ma usun, et siin on see rahvas, kes on ootamas, et Jumal meiega räägiks. Varsti kuu aja pärast on nelipüha ja täna ma tegelikult tahan rääkida ka Joeli raamatust, sest et vaata, nelipüha päeval juhtus üks selline tore asi, et apostel Peetrus äkki ütleb sedasi, et see on see, mida on Joeli raamatus on räägitud. Ja sellepärast mina ise nagu selle nädala sees juba sain nagu selle nagu igatsuse südamesse, et loe Joeli raamatut ja alguses ma ei seostanud seda absoluutselt mingi nelipüha või selle looga, mõtlesin lihtsalt prohvet Joel ja midagi ta omas ajas räägib. Aga siis, kui hakkasin lugema, siis hakkasid mulle tulema need erinevad pildid, et see on nii seotud tegelikult ka väga otseselt just nelipühaga. Nelipüha on ju selline püha, mis on Iisraelis on varajane lõikuspüha. Ja sellepärast on see nõnda, et see on väga selline tähenduslik. Tegelikult oli niimoodi, et tuli nagu üks lõikus tuli sisse, võiks ütelda ka selle vaimu välja valamise kaudu. Me loeme seda, et esimesel korral seal 3000 inimest, kes tulevad päästmisele ja kes lasevad ennast ristida ja kogudus sünnib sellisel moel. Ja see sündis just sellel varajasel lõikuspühal. Ja sellepärast ma usun, et Jumal ei eksi oma tegudes ja ta oli valinud välja kõik selle täpselt selle aja ja päeva, millal ka vaim välja valati kogu liha peale ja sellepärast selles on nii palju tegelikult neid ilusaid seoseid. Ja nii, et panin neid mõtteid kirja siin ühel hommikul issandes olles ja nüüd kõigepealt oli käsk, et lugeda ja oli raamatut, olin seda lugenud. Ja siis on järgmise mõte, et see on valmistumine nelipühaks. Varajane lõikus ja issand on tõotanud ja rääkinud kunagi ammu ja kus koha pealt see Peetrus siis oli nii tark mees. Ta oli ainult Jumala vaimu läbi nii tark mees, et oskas seda kokku panna, sest muidu ju need kalamehed olid ju sellised lihtsad mehed, ega nad mingid kirjatundjad ei olnud. Aga me näeme sedasi, et kuidas ka üks selline, võiks ütelda lihtne kalamees, kes oli muidugi 3,5 aastat olnud Jeesuse jünger, temal on asjad väga selged ja issand ilmutas, ütles, et see on nüüd see päev kätte jõudnud, millest prohvet Joel on rääkinud. Piibel räägib meile varajasest ja hilisest vihmast. Ja nüüd on nii, et ma ei hakka siin selgitama sellepärast, et vaata, lugesin ise natukese selle varajase ja hilise vihma kohta ja kas need arusaamad olid või ütleme, et meil varajane on nagu vara ja hiline on nagu hilja ja ütleme, jätan selle praegusel hetkel lahti, sellepärast see järjekord, kui ma lugesin, ongi natukese teistmoodi. Vaata, vihmad on vajalikud millal? Vihmad on vajalikud ütleme siis, kui näiteks seeme mulda läheb, et idanema läheks. Ütleme, et ka kas või talivili või mis iganes, et on vaja, et ta läheks mulda ja ta hakkaks idanema ja ta peab saama ka siis sellel hetkel niiskust, et ta saaks nagu selle elu alguse kätte. Ja isegi ka ütleme selle enne valmimist, enne vilja valmimist on samamoodi on vajalik, et tuleks ka veel vihma. Ega muidu mustsõstar ilusaks suureks ei lähe, kui ütleme, et väga kuiv on see periood, kui marjad hakkavad küpsema. Aga siis, kui on ikkagi ka vihma, siis on vaata, kui ilusad suured marjad tulevad ja mahlakad ja sellepärast võtta see on Jumala valdkond, kuidas tema tegelikult timmib seda, millal need vihmad peavad tulema. Ja sellepärast on see nii, et Iisraelis oli see, ütleme, see kõnepruuk oli väga selge, need varajased ja hilised vihmad olid olulised. Nad olid olulised sellepärast, et vili võiks valmida, et saak võiks tulla hea. Ja üldiselt oli see ütlemine, mis on Jumala sõnas samamoodi, et vihm õigel ajal. Ütleme, see on väga oluline tähtis asi ja sellepärast on see nii, et kiitus Jumalale ja siis tuleb see lõikus, mis on suur ja mis on õnnistuseks. Nii et natuke sellist mõtet praegusel hetkel. Nüüd järgmine mõte, mida nagu sain, oli see, et on aasta 26. Meie jaoks on praegusel hetkel veel kõik teadmata, kuidas meie põldudel vili tuleb. Me ei tea seda täna. Sellepärast, et praegu on niimoodi, et me võime midagi ennustada, aimata. Me näeme sedasi, et praktiliselt on niimoodi, et kuni maikuuni lähevad siin niimoodi, et ööd on üsna nullilähedased, kuni praegu lihtsalt ilmateadet ja seda prognoosi vaadata, siis on üsna selline mitte väga soe kevad, lihtsalt oleme sellises olukorras. Aga ütleme, et lõikus on üldse tegelikult issanda käes. Issand on see, kes laseb kasvada. Ja sellepärast on see nii, et ma täna tahan seda mõtet ka ütelda, et ja olen saanud sedasi, et me peame sellel aastal olema valvel selle koha pealt, et millise me lõikuse saame. Ja vaata, me hakkame seda rääkima praegusel hetkel juba siin enne nelipüha. Hakkame rääkima sellest, ütleme selle Iisraeli mõistes sellest varajasest lõikustanupühast. Sellepärast, et siis nemad võtsid juba esimese vilja. Sest et lihtsalt kliima teine ja 2 korda aastas
otsast saadi saaki ja sellepärast on nagu nendel see 2 lõikust tänupüha ka. aga meil kui sellist päris 2 ei ole, meil hakkab see nagu jaokaupa tulema, meil tuleb see lõikus tänu ikkagi, võiks ütelda, eelkõige tuleb aasta lõpus, kui kõik on koristatud, aga nüüd sinnani on veel aega ja sellepärast vaata, kuidas see aasta läheb. Teate, igal juhul Jumal ei ole ennast muutnud. Põldude pealt meie näeme, kuidas Jumal rahvaid õnnistab. Ja sellepärast on see nii, et hoia silmad lahti selle koha pealt, et näha ja aru saada ja mitte ainult, et sa oma ja naabri peenart vaatad, mitte ainult nii ma ei mõtle, vaid ma mõtlen sedasi, et üleüldisemalt. Nii palju, kui informatsiooni meile kätte tuleb üle kogu maailma, kus olid õnnistatud viljasaagid ja kus olid ikaldused ja kus olid põuad ja tegelikult on see täitsa Jumala keel, millega tema on tegelikult rääkimas. Ja Joeli raamat, kui ma varsti sinna lähen, siis me täpselt seda näeme, kuidas tegelikult Jumal just ka selle looduse kaudu. Me oleme natuke teistsugused inimesed, mitte võib-olla päris kõik. Me ainult, ütleme, päris poe pealt ka kõik ei ole. Osadel on ikka oma mingi põllulapikene või aiamaa või midagi on olemas ja osa maainimesel natukese rohkem, eks. Ja me natukese nagu näeme ise ka, kuidas on. Sest et vaata, kui me poest vaatame, siis on see niimoodi, et ükstapuha, kus seda tuuakse, eks. Ja niikuinii tuuakse meile praegu, nagu öeldakse, neid juurikaid tuuakse igalt poolt kokku, et Eestimaa ei kasvata oma vajadustki praegusel hetkel juurikaid ära. Ja ütleme, et ja sellepärast meil ei ole päris nagu otsest õnnistust vaadata nagu selle koha pealt, mis seal poe kaudu näeme. See on nagu segi löödud, eks, et igast ilma otsast tuleb. Ja need asju praegusel ajal ju kokku. Aga ma usun sedasi, et vaata, kui mida me oskame nagu päris otseselt nagu vaadata, nagu selliselt, et mida me nagu näeme, kuidas on. Vanasti see oli, inimestel oli see nagu palju nagu selgem keel, sest nad väga otseselt tegelikult nägid seda õnnistust, mis oli nende põldudel, mis oli nende aitades, nad nägid seda, mis oli nende karjaga ja see kõik oli tegelikult rääkimas seda, kuidas siis Jumal nendega sellel hetkel käitus. Kas ta õnnistas või karistas, võiks ütelda, sest see on puhas karistus tegelikult, kui ikka jääd kitsa koha peale. Taaveti ajal tuli põud kätte, 3 aastat juba seal põud käes, Taavet hakkab otsima, kus see viga on. Sauli aegne viga oli seal neid kebeonlasi tapnud ja siis oli nii, et see asi tuli ära klaarida. Ja olid kannatlikud küll, et vaatasid, et mitu aastat saab hakkama, aga siis küsiti ja hakati Jumala käest uurima, et milles asi on. Ja siis saadi asi tegelikult selgeks ja sellest Jumal räägib meiega väga selgelt just ka selle kaudu, mis ka põldudel on. Praegusel ajal ma usun sedasi, et me teame, et asi on teistmoodi. Hiljuti olid, ütleme, et ega mina pole ennem Võrus näinud ka seda niukest traktorite paraadi, tulid sinna kirikuplatsi peale ja oma plakatite ja värkidega, plakatid peale, et masinad on liisingust ja on vaja maksta, ütleme, nagu me teame, et kütused, värgid, nende hindadega on lood, ütleme, üldse, kuidas on nende väetiste ja värkidega, praegusel hetkel ka just maailmas on, küsimus on nagu selle koha pealt, sest et kõik need, ütleme, sõjaolukorrad ja lihtsalt oma niisugused mõtlemised, et kus me ostame või ei osta, et nagu teisele halba teha, parem ise kannatame, aga teise käest ei ostad, eks, et ütleme, et see on selline mõtteviis, mis on siin selles maailmas, aga üldises võttes sellest rumalusest tegelikult kannatab terve inimkond. Mitte midagi muud ei juhtu, kui me lihtsalt niimoodi praegusel ajal käitume. Aga nüüd ma mõtlengi sedasi, et kallid, kõigele sellele inimeste rumalustele, inimeste sellistele takistustele ja võiks ütelda saatanlikule takistusele, mida ta inimeste pähe paneb, et igasugu rumalusi teha ja kurja teha sest me elame ju selles maailmas, kus on saatan tegelikult vürstina valitsemas ja me näeme sellepärast, et saagu, mis saab, kuri peab olema esimesel kohal ja muud asjad teises järjekorras. Sellepärast, et vaata, see on tema mõtteviis. Tema tapab, röövib, hävitab, temal on ainukene mõttes, et kuidas seda Jumala ilusat loodut üldse nii palju lõhkuda inimeses ja üldse, mis on meie ümber ka, tegutseb sellega. Aga Jumal kõige selle keskel saab õnnistada. Ta õnnistab vaenlase silma all. Ja sellepärast on nii, et ma täna ütlen, kallis Jumala rahvas, hoiame silmad lahti, palume seda, et Jumal meile ilmutaks, et me näeksime ja mõistaksime vaimulikke asju. Mõistaksime näiteks Jumala sõna, niimoodi Peetruse moodi, et kui loed Jumala sõna, vaata, see on see, mis on täide läinud asi. Vaata, lugu on nagu selles, et me vahest nagu ei mõista nagu seda alati nagu seda päris täpselt kõike näiteks. Ma mõtlen sedasi, et üks selline erutav asi on tegelikult, millal issand tuleb tagasi. Ja ühes ütlen sulle kohe ära sedasi, kui keegi kuupäevi ütleb, vale, seda teab ainult isa üksi. Ja sellepärast, kui keegi üldse mingisugustest aegadest ja kuupäevadest hakkab rääkima, siis pane see jutt kohe kõrvale, sellepärast, et Jumal on ütelnud sedasi, et Jeesus ütleb ise, et
ainult isa üksi teab. Et isa ütleb, et kuule, poiss, hakka minema. Et mu armas poeg, nüüd on see aeg tegelikult käes. Ja sellepärast on see nii, et ta ütleb nii, et ma olen lihtsalt see isa tahtmises sellel hetkel, millal see on. Ja sellepärast on see niimoodi, et ja siin ütleme, et me vahest arutame, et on see ennem neid suuri raskusi ja me vahest ei mõista neid ära, vahest on need suured raskused nii, et elasime juba üle tagantjärgi, mõistame, et need olidki need. Ja sellepärast olgu selle koha pealt, kuidas on. Me püüame vahest mõista seda, mida mõistma ei pea. Ja et ütleme, et me võtame niisugused suured teemad, võtame üles. Aga mõista seda, mida oma elus tuleb korda teha. No parem tee see, küsi issanda käest, et mida mul on vaja, mis on täna mulle oluline, et ma olen ise nagu mina, on kuidagi nagu kujundnud, ma lähen hommikul issand ette, ütlen, aga issand, mis on täna oluline? Ma küsin sinu käest seda, on teatud asjad, siis issand vahest ütleb niimoodi, aga need asjad, mis su südames on ja mida sa oled juba kuskile kirja isegi pannud, et jah, tee neid asju. Et mina olen ka selle asjade taga, mina olen sulle neid su südamesse pannud ja tee julgelt neid asju ka, mis on praegusel hetkel pooleli ja lihtsalt issand julgustab ja vahest annab mingisugused uued käsud ja asjad ka. Ja sellepärast me vajame tegelikult mõistmist selle aja kohta, milles me oleme elamas. Me vajame seda mõistmist, et me mõistaksime ka, kuidas on vaimulikult asjad. No kuidas tuleb vaimulik aasta? Kes meist teab? Palju inimesi tuleb päästmisele, palju inimesi tuleb ristimisele? Me keegi ei tea. Absoluutselt ei tea. See võib olla selline, niisugune, et kus mitte midagi ei tule ja see võib olla selline, kus on plahvatuslikult palju. Sest et need asjad on issanda käes. Mitte ühtegi inimest me ära ei päästa, mitte ühtegi inimest me ära ei pööra. Vahest inimesed räägivad, me siin midagi ära pöörame, ei pöörame midagi. Kui kedagi on Jumal pööranud, siis ta on pööratud ja teised on kõik pööramata. Ja sellepärast ei ole mingisugust kahtlust selle koha pealt. Ja sellepärast on see nõnda, et see kõik on tegelikult Jumala käes. Millal on need põllud valmis lõikuseks, nii nagu seal Jeesus, kui ta seal Samarias on ja see Samaria naine taga seal on vestlemas, siis Jeesus varsti ütleb jüngritel, näed, põllud on valgeks lõikuseks ja terve Samaria linn tuleb issanda juurde. Ja sellepärast on see nii, et vaata, tema nägi sedasi, et kuule, see on küps ja praegusel hetkel hakkab see just juhtuma, et inimesed tulevad Jumala juurde. Nii ta on. Ja sellepärast Aamose raamat räägib veel, kui põldude juurde tulen korraks tagasi, siin on see mõte, et ühele põllule lasi sadada, teisele põllule ei lasknud sadada. Ja sellepärast on see niimoodi, et issand on jätkuvalt see sama. Ta on täpselt see sama. Ja ta näitab ka sellel aastal just väga selgelt just ka looduse kaudu seda, mis on nagu tegelikult on sündimas. Ja kiitus Jumalale, meie asi on tegelikult tähele panna, Jumala sõnas on need üleskutsed, et pange tähele või vaadake. Ja sellepärast on nii, et isegi täitsa tasub vahest niimoodi, kes arvutiga või telefonis otsinguga teeb, piiblis otsinguid, pane sisse, pane tähele või pane selline asi, siis sa leiad üles, mille koha pealt on see selline tähelepanu äratamine tegelikult on Jumala poolt üles tõstetud või et mida tuleb vaadata. Ja sellepärast, et see Jumal ise tahab tähelepanu juhtida tegelikult nendele õigetele asjadele, mis on meile õnnistuseks. Ja seda kindlasti ka just sellises ajastuses õieti, nii nagu läheme Jumala armujärje ette, ta annab meile tegelikult õigel ajal neid asju, mida me vajame, mida me praegusel hetkel vajame, mida me võib-olla varsti vajame. Sellepärast, et Jumal on Jumal, ta teab ette asju ja ta niimoodi hoolitseb tegelikult meie eest. Ja nüüd on nii, et need inimesed, kes on valvel, kes on need mõistlikud, selle maailma mõistlike eest on Jumal teatud asjad ära peitnud, aga Danieli raamatus on räägitud, et on need mõistlikud, kes mõistavad tegelikult täiesti kõiki neid asju. Ma usun sedasi, et vaata, meil on Danieli raamatut üsna raske mõista. Ma usun sedasi, et alguse lood on seal need ahjud ja lõukorte augud ja kõik need on lihtne lugeda, mis seal sünnib ja Beltsasaare pidu ka veel loed ära. Aga seal, kus Daniel läheb tegelikult oma nendesse ilmutustesse, mida ta seal seletab, et kuidas see lõpuaegades tuleb, no siis on selline koht, et mis ei ole kerge, aga ometi on öeldud, et mõistlikud mõistavad sealt ka veel midagi. Ja sellepärast aidaku meid Jumal, et meile tuleks see mõistmine. Vaata, küsimus on ikkagi selles, et me peame oma küsimustega minema issand ette ja ta vastab tegelikult, ma usun, meile vastavalt meie küpsusele, vastavalt sellele ajale, vastavalt sellele, mida tema just meile tahab anda. Ja nii, et oleme valvel, oleme kuulekad issandale, see kõik tuleb õnnistuseks. Nüüd, Jooli raamatu koha pealt ütlen kohe siin mõned sellised asjad ära. Jooli raamat on üks niisugune huvitav raamat, mille koha pealt ei ole selgust, millal see kirjutati. Ja see, see
see kõikumine on tegelikult väga, väga suur. ja sellepärast on see nii, et mul on üks selline venekeelne piibel, kus on iga sellise raamatu ette on kirjutatud selline väike kokkuvõte selle koha pealt, et mõned faktid, millal, kus, midagi, ja ma olen endale siia lihtsalt eestikeelsesse ka juurde lisanud endale siia, et see võib olla kuskil, lihtsalt nimetan lausa aastanumbrid enne Kristust, siis kas 835 kuni seal ütleme 796, ütleme enne, siis ütleme, saad aru, siis nagu 800 aastat enne Kristust on üks kuningas Joase aeg. On üks versioon, kus arvatakse, et Joeli raamat on siis kirjutatud. Ja et puudutab nagu selle aja teemasid. Järgmine läheb edasi, võiks ütelda, on nagu 597, see tähendab nagu 200 aastat hilisemasse aega on läinud enne vangipõlve, seal ütleme 597 kuni 587 on umbes pandud selline dateering, et on üks mõte. Ja kolmas on veel, et see võib olla 515 ja pärast siis ütleme vangipõlve. Nii et täitsa lahti jääb. Ja mis siis on nüüd? Oled segaduses või? No ei ole tegelikult segadusest, teate, mis on üks hea asi? Võtta, Jumala sõna on igavene sõna, see on hävinematu. Ja kui me kuupäeva ei tea, aga peaaegu see on tähtis teada, et Jumal rääkis. Ja sellepärast on see niimoodi, et et mis päeval ta täpselt selle ütles või millal ta oma prohveti kaudu see ütles, kui see on meil kaduma läinud. Aga kiitus Jumalale, et sõnum ei ole kaduma läinud. Ja sellepärast on see nii, et Jumala sõna on igavene sõna, ta on hävinematu ja sellepärast on see nii, et meie võime täie julguseks seda lugeda ja vaata, millise sõnumi tegelikult need prohvet Joelile Jumal usaldas, et nagu see on meile, on see siis eestikeelses piiblis on see Joeli 3. peatükk, see lühike peatükk, see on see 4 pühapäeva ettekuulutus meile siis. Ja pärast seda sünnib, et ma valan vaimu kõige liha peale, siis teie pojad ja tütred hakkavad ennustama, teie vanemad uinuvad unenägusid nähes, teie noored mehed näevad nägemusi ja neil päevil ma valan oma vaimu ka sulaste ja teenijate peale. Ma annan tunnustähti taevas ja maa peal, verd ja tuld ja suitsusambaid, päike muutub pimedaks ja kuu vereks, enne kui tuleb issanda päev suur ja kardetav. Ja sünnib, et igaüks, kes hüüab appi issanda nime, pääseb. Sest Sioni mäel ja Jeruusalemmas on pääste, nii nagu issand on öelnud. Ja pääsnute hulgas on need, keda issand on kutsunud. Pääsnute hulgas on need, keda issand on kutsunud. Ei saa tulla mitte teistmoodi, kui isa ei kutsu. Jeesus ütleb, keegi ei saa tulla minu juurde, kui isa ei kutsu. Ja sellest pääsenute hulgas on need, keda tegelikult issand on kutsunud ja nii et kiitus Jumalale selle eest. Ja näed, ja prohvet Joel räägib seda ja siis on see 4 pühapäev, kus Peetrus paneb selle asja kokku, ütleb, et nüüd on see just praegusel hetkel juhtunud asi. Aga nüüd, kui siin juba prohvet Joeli raamat on nagu lahti, siis täna nüüd, kuna see sõnum oligi, et Joeli raamatust nagu rääkida, katsume sellest raamatust rääkida nii palju, kui me seda hetkel mõistame. Tähendab, mina siin jagan praegu, kuidas mina mõistan, võib-olla ilmutusi saad sa veel rohkem juurde ja olgu see nõnda. Kõigepealt, millest siin on jutt, on tegelikult sellest, et rohutirtsud laastavad maa ja tuleb issanda sõna prohvet Joelile. Kuulge seda vanemad ja pange tähele kõik maaelanikud, kas seesugust on sündinud teie päevil või teie vanemate päevil. Jutustage sellest oma lastele ja teie lapsed oma lastele ja nende lapsed tulevastele põlvedele. Ja siin on, ütleme selline olukorra kirjeldus, ütleme, et teatud sellisest põuast, ikaldusest, mis on nagu tulemas, et kas sellist asja on sündinud. Ütleme, et meie samamoodi nagu, mäletame võib-olla teatud selliseid aastaid, et millal oli võib-olla kõige kuivem või millal saagid ikaldusid ja mis asjad olid, need jäävad nagu rahva mälestusse nagu sellistena, lihtsalt, et võtta siis oli selline lugu. Ja kindlasti oli see, et Iisraeli elus oli neid lugusid korduvalt, kus nad said seda kogeda, et just niimoodi juhtus. Ja sellepärast on see niimoodi, et see, kui ma ütlesin, et näed, et ei saa seda aega nagu täpseks panna, et lihtsalt, et oleks see mingisugune suur ikalduse aeg, et see oli kindlasti sellest ajast, et see oli ainult. Seda tähendab, oli korduvalt, kui siin need piibliseletajad on leidnud sedasi, et kuule, et ei oska kuhugi seda väga täpselt panna, et see on selline lugu. Aga et see, mis nagu sünnib, võiks ütelda nagu selle nende põldude peal, et nendest asjadest tegelikult tuleb rääkida oma lastele ja et see on tegelikult on nagu selline oluline asi, millele nagu tegelikult tähelepanu juhtida. Ja see on näiteks nüüd ma teen korraks lahti, ma jätan selle lahti ka, teen 2. Moosese 10. peatüki. Ja seal on juttu sellest rohutirtsude nuhtlusest. Ja vaata, see on üks huvitav nuhtlus, mida tuleb lastele rääkida, ma ei tea, olete te kõik rääkinud.
ega mina ka pole nii teadlikult seda lugu kunagi oma lastele rääkinud, aga nüüd ma sain piiblist teada, et see on üks tähtis asi. ja see on teise Moosese 10 siis, no ma loen kohe algusest. Siis issand ütles Moosesele, mine Varro juurde, sest ma olen teinud kõvaks tema südame ja tema sulaste südamed, et teha tema juures oma imetegusid. No on sul kedagi kõva südamega kuskil kodus või? Siis jumal tahab imetegusid teha seal. Sellepärast, et jumal on niisugune, ta vaatab, et mida kõvem, seda ägedam. Et seal saab suurema imeteo tegelikult teha. Ja selleks, et sa saaksid jutustada oma poja ja pojapoja kuuldes, kuidas ma olen näidanud egiptlastele oma jõudu ja mu imetegudest, mis ma neile olen teinud, et te teaksite, et mina olen issand. Ja no ja siis, ja tegelikult on, siin jutt on järgmiseks on rohu tirtsude nuhtlusest. Ma ei tea, vaata praegusel ajal on nii, et ega seda interneti uskuda ei saa kõiges. Ma igatahes vaatasin, et üks video, mis mul ette juhtus, oli niimoodi, et Iisraelis oli kohutavalt mesilasi. No see on see maa, mis voolab piima ja mett. Ja siis oli niimoodi, et autod olid ka niimoodi, sa läksid poodi, tead. Ja siis oli nagu, ütleme, mesilase pesa oli su auto ukse külge tulnud ja peegli ümber juba siis, kui sa poes olid, et sa ei saa autossegi enam minna, sellepärast, et sul pole maski ees. Ja noh, seda üle pea ma mõtlen, mitte seda ainult. Ja noh, et ütleme, et sest sa ei julge ju seda mesilaspesa hakata sellel hetkel puudutama. No praegusel ajal on niimoodi, et vaatad niisuguseid asju, mõtled, et noh, ei tea, need AI-ga tehtud või igasugu jama saab kokku teha praegusel ajal. Aga no ütleme, et aga kellegi mõistuses vähemalt mõlkus, ega noh, ütleme selline asjad üldse niisugust mõtet teha. Aga me näeme siin sedasi, et need nuhtlused, noh, ütleme, mida me siin loeme, noh, neid rohutirtse tuli täpselt samamoodi, et ikka parvedest tulid. Ja noh, mis oli lausa ehmatav ja nüüd on niimoodi, et ja sellest tuli tegelikult need rääkida. Ja nüüd on niimoodi, et prohvet Joeli raamat hakkab samamoodi nagu selle jutuga pihta, ütleb, et vaata, kas seesugust asja on sündinud, nendest tuleks siis lastele rääkida. Ja mis siis see järgmine salm räägib, 4. salm? Mis jäi üle röövikutest, selle sõid rohutirtsud. Noh, ütleme, röövikud olid alguses, pisikesed roomasid seal kuskil, eks, seal lehe taga või kuskil taime küljes, eks. Aga siis tulid rohutirtsud. Mis jäi järgi üle tirtsudest siis, selle sõid vastsed. Mis jäi üle vastsõid, selle sõid martikad. Nii et seal oli siuke totaalne kogu see hävitav sõjavägi oli kallal igas staadiumis, kõik tahavad ju süüa saada ja need näljased olid sinna selle põlluvilja kallale saadetud. Ja siis on öeldud, et ärgake joobnud ja nutke ja uluge kõik veinijoojad ja viinavirde pärast, et see on kadunud teie suust. Ärgake joobnud. Mis oli 4 püha päeval üks süüdistus, kui rahvas vaatas seda, see on purjus. Aga see Peetrus ei ole purjus. Absoluutselt ei ole. See on see, mis on Jumal teinud, et on oma vaimu välja valanud aga me näeme siin sellel hetkel, rahvas oli uimas tegelikult elamas. Ja vaata, joobnud inimese elu ongi niimoodi, et noh, et sa lähed nagu reaalsusest ära, vahet sul on siis nendest tirtsudest ja söödikutest ja mardikatest, peaasi, et sul midagi juua on, eks. Aga noh, ütleme, et sa ei ole ju nagu mures nagu nende mardikate pärast sellel hetkel. Ja ta ütleb, et ärgake praegusel hetkel joobnud, et vaadake, mis tegelikult sünnib. Ja uluge kõik veinijoojad. Ja nüüd on niimoodi, sest maa kallale on tulnud vägev ja arvutu rahvas. Ja põhimõtteliselt jookseb siin teine pilt, jookseb siin samamoodi praegusel hetkel samamoodi, et tuleb ka sõjavägi tuleb kallale. No mis ajas me praegusel hetkel elame? No otsesed ähvardused on juba käidud. Siin, meie pihta ka samamoodi. Ja sellepärast on niimoodi, et Joeli raamatut on praegu väga asjalik lugeda. Noh, ütleme, et üks asi, et vaatad põldude pealt neid tirtsusid, aga reaalne on tegelikult on see samamoodi, et ka teine rahvas lihtsalt on ründamas maad ühel hetkel. Sest maa kallal on tulnud vägev ja arvutu rahvas. Ta hambad on lõvihambad, tal on emalõvi lõualuud, ta on rüüstanud mu viinapuu tühjaks, murdnud mu viigipuu katki ja on koorinud selle koguni paljaks, nii et see on valge ja raagus. Noh, minu isa mäletab sedasi, et kui ütleme, Vene sõjavägi tuli sisse seal, ütleme, 40-ndatel ja nendel, kus nad sisse tulid, et siis on samamoodi, kui see sõjaaeg oli juba seal oli käes ja kus ka juba Hiiumaal olid tulnud väed, eks, et Vene sõdur tuli, ütles, et õunapuu oli kasvama pandud 2 doki vahele sinna ja nööriga kinni seotud, aga tema vaatas sedasi, et mul on hobuse piitsa vaja. Lõikas selle õunapuu sealt ära ja võttis hobusele anda, tead, et hobune läheks. Noh, tegi sedasi. No,
eestlased oskavad ka rumalasi teha, ma praegu rääkisin teile toreda loo, nagu sellises mõttes, kellele nagu see lugu meeldib. aga ma, kallid, ma ütlen sedasi, et vaata, küsimus ongi tegelikult on selline, et vaata, jumala sõna räägib, et ta midagi nagu lubab, et noh, midagi nagu rumalust nagu teatud mõttes nagu võib vahest sündida nende läbi ka, kes tulevad. Ta on rüüstanud viinapuu tühjaks ja murdnud viigipuu katki. Noh, saad aru, et ütleme, et kui õunupuu otsast kätte ei saa, noh, sae maha, tead, eks, et õunad ju kätte, tead, eks, et noh, et aga kui sa järgmiseks aastaks seda õunapuud enam ei taha, siis sul on ju niimoodi lihtsam õunu korjata. Eks, et saaksid puu maha ja korjad õunad kokku ja ei ole ohtu, et ronid kõrgele, tead, eks. Tead, aga no ütleme, et need on sellised, kes tegelikult järgmisele päevale ja ajale enam ei ole mõtlemas. Ta on lihtsalt üks rüüstaja, ta on lihtsalt lõhkuja. Üks vana tiisler ütles, et ta oli Saksamaal ja vaatas, et ühes kohas oli üks siukene tool. Ütles, ma mitte aru ei saanud, et mismoodi ta kokku on tapitud. Võru meest, et rääkis mulle seda, ta oli sõjaväes ja vaatas, et mismoodi see tehtud on. Ma ütlesin, ma lõin selle tooli puruks. Ma tahtsin neid tappisid näha, et kuidas see tool on tehtud. No oled seal Saksamaal, mõtled, vahet ei ole. Ma tahaks ühe uue nipi tegelikult ära õppida. See on, noh, ütleme niimoodi võõral maal, sõdurina, no lihtsalt oled selliselt. No suva tegelikult kõigest sellest, mis on ümber ringi sellel hetkel ju nii. Ja no nii on. Ja prohvet Joel kirjeldab, et vaata, kui selline aeg tuleb, siis see täpselt nii käib, et vahet ei ole, mis tehakse. Ja no nii. Ja siis on niimoodi, et nuta neitsi, kellel kotiriie on ülja oma peigmehe pärast. Et eks need peigmehed olid vast siis suuremas ohus alati, kui sõjaajad tulevad. Järgmine asi puudutab kogudust. Roa ja joogiohver on kadunud issanda kojast, preestrid ja issanda teenrid leinavad. Nüüd on selline lugu, et vaata, ütleme, tolleaegne kogudus, ütleme tempel ja kõik see elu nagu sõltus nagu väga sellest, põhimõtteliselt nagu sõltus sellest, et inimesed tõid andisid. Nad tõid täitsa neid põllu andisid ja värki, see oli nagu selline niisugune otsene tegevus. Noh, meil preestrid elasid sellest ja vahestel anti süüa ja no ütleme, et elu käis nagu üsna nii naturaalselt teatud mõttes ka. Ja ütleme, ja ohvrid, loomi oli ka vaja tuua. Ja kõik need joogiohvrid ja roaohvrid ja kõik, mis oli vaja tuua. Aga vaata, kui toitu ei ole, siis sa seda teha nagu ei saa. Ja sellepärast on preestritel on ka häda käes. Lihtsalt seda ei ole, preestrid ka leinavad. Ja järgmine asi on öeldudki, et põllud on laastatud, muld leinab, sest vili on rüüstatud, vein on ikaldunud, õli on lõppenud. No kui tuleb, no eks meelde seal, Gideoni aeg, eks. Samamoodi oli niimoodi, et need midjanlased tulid, röövisid põllud ära, ütleme kõik, mis oli röövida, jälle tulid ja läksid ja võtsid. No käis selline elu. Põllumehed on jäänud häbisse, viinamäetnikud alisevad nisu odra pärast, sest saak on hävinud. Ja sellepärast mina ei oska ka ütelda sedasi, et kui ma siin ütlesin, et see traktorite paraad oli, eks, mis siin üle Eesti nähtavasti see oli, kas oli võib-olla natuke see poliitiliselt rohkem kokku klopsitud või on see päriselt või võtta, päris nagu ei ole süvenenud sellesse, mis on. Aga siin me näeme sedasi, et siin prohvet Joel ütleb sedasi, et põllumehed on jäänud häbisse. Ja viinamäetnikud alisevad, sellepärast, et nendele on tegelikult häda tulnud väga tõsiselt kätte. Viinapuud on äpardunud, viigipuud on närbunud, granaat, õunapuu, samuti palm ja õunapuu, kõik on kuivanud. Tõesti, rõõm on häbiga lahkunud inimlaste juurest. Ja siis on niimoodi, et vaata, kui see selline olukord tuleb, kus on nii kitsas kätte tulnud, siis tuleb ühed teised mõtted pähe ja prohvet ütleb, et nüüd on, teate, mis aeg on teha. Vöötage endid ja leinake preestrid, kurtke altari teenrid, minge sisse, veetke öö kotiriides, minu jumala teenrid, sest teie jumala kojast on kõrvaldatud roa ja joogiohver. Pühitsege paasapüha, kutsuge kokku pühalik koosolek, koguge vanemad ja kõik maaelanikud, issand oma jumala kotta ja kisendage issanda poole. Ja vaata, lahendus on tegelikult selle koha peal, kui selline häda tuleb kätte, seal oli jutt, oli sellest, ütleme, mis on põldudel ja jutt oli juba ka sõjaväest, eks. Ja kui selles kitsas olukorras oled, siis lahendus, jumal on see sama, läbi aegade on täpselt see sama lugu, ta ütleb, et lahendus on see tegelikult ja prohvet ütleb sedasi, nüüd on aeg tõsiselt jumala poole pöörduda. Tulla ja pühitseda pastupüha, pühalik koosolek, lähete jumala kotta ja kisendate issanda poole. Tegelikult suured võidud, ütleme, et kas või seal Iski ajal või Joosafati ajal või need olid tegelikult suure hüüdmisega jumala poole. Ja sellepärast on kallid niimoodi, et
no ma ei tea, millal Eesti rahvas hakkab hüüdma, isegi Eesti jumala rahvas hakkab niimoodi issanda poole hüüdma, et jumala lahendused tulevad, aga no jumal vahest viib nii kitsa koha peale. Egiptuses rahvas, kes oli kasvanud, asi läheb raskeks, kui ikka on väga raske, siis tegelikult hakatakse jumalat otsima ja pöördutakse jumala poole. Kallid, ma ütlen ühe saladuse. Hüüa rohkem jumala poole praegu, kui sul ei ole valusid ja hädasid. See on palju parem. Siis sul ei tule valusid ja hädasid. Aga kui sa seda praegu ei tee, siis jumal paneb su hüüdma. Ta paneb seda hüüdma, oleme paljud näinud, sest ta nii armastab. Ta väga paljud päästab ära, tead, et kuid on inimesed valudes ja hädades ja ta päästab neid sellisel moel, sest nad on kutsutud, nende pärast on palvetatud ja sellepärast on niimoodi, aga saladus on tegelikult selles, et kui me teeme seda, siis on hoopis asi teistmoodi, siis ei ole seda tegelikult vaja, sest et jumal ju näeb sedasi, et tal ei ole vaja meid manitseda nende valude ja kõikide läbi ja meie juures tööd teha ja sellepärast aidaku meid Jumal, et me mõistaksime. Ja see on tervete rahvaste lugu, see on isiklik lugu, rahvaste lugu. Ja nüüd ongi selline, et võib-olla veel raskem lugeda sedasi, et seda päeva, sest issanda päev on ligidal, see tuleb kui hävitus. Kõigeväeliselt, see tuleb kui hävitus kõigeväeliselt. Eks ole meie silmest kadunud toidus ja meie jumalakojast rõõm ja hõiskamine. Seemnivad mulla all on tahkunud kõvaks, tagavarad on rüüstatud, aidad on lammutatud, sest vili on ikaldunud. Loomad ägavad seal kuskil karjades ja on arust ära, sest neil pole karjamaad, lambakarjad on hävimas. Ma kisendasin sinu poole, issand, sest tuli on neelanud kõrbe rohumaad ja leek on kõrvetanud kõik metsapuud. Metsloomadki igatsevad sind, sest veeojad on kuivanud ja tuli on neelanud kõrbe rohumaad. Ja vaata, siis on see selline lugu, et ütleme, siin on kirjeldatud sedasi, et see issanda päev, issanda külastus on sellisel moel. Nüüd võid kokku võtta selle, et kõik see ikaldumine ja see sõjavägi tuleb. Issand ütleb, et see on minu päev. Mina korraldasin seda teile, et teid lihtsalt äratada. Ma lihtsalt tegin seda teile, et te teistmoodi ei saanud aru, olite lihtsalt joobnud, elasite oma elu ja võtsite kõiki endast mõistetavalt, aga te mind ei kuulanud, ei pannud tähele ja nüüd on niimoodi, et nüüd on minu päev on selline, mis on tegelikult väga raske. Ja sellepärast on see niimoodi, et kallid, meil on raske nagu mõista, meil on niisugune õnne, et kui ikkagi mingi issanda päev on, siis on niisugune eriline õnnistus ainult, aga ei näed, vahest on need issanda päevad otse vastupidis, et pime ja sünge päev, millest Jumal sõnaga räägib. Edasi ongi nii. Puhuge sarve Sionis ja tõstke häält mu pühal mäel. Värisegu kõik maaelanikud, sest issanda päev tuleb, on ligidal pime, must, pilvine ja sünge päev. Meid harjutatakse vargsil viisil nende sireenidega praegusel hetkel. Need ikka üsna aledalt hüüavad veel. Ega nad ikka päriselt ju ei hüüa ju praegusel hetkel. Ega nad ei ole niimoodi lõikavalt olnud. Ma ei tea, kellel on sireen lähedal, võib-olla mõnel on nagu tugevam või natuke. Aga see ei ole nagu ehmatama, vanem hoiatatakse ette ka, et varsti tuleb ja need veel tulevad veel. No see on niisugune, lihtsalt tead, et midagi seal teeb seda häält. Ja, aga me näeme sedasi, aga siin on, issand ütleb sedasi, et puhuge sarve Sionis. Me ülemad on juba nagu midagi taibanud sedasi, et nad on hakanud juba nagu puhuma. Ütleme, et praegusel ajal ei ole otse vaja pasunat võtta, nüüd sa paned selle masina seal hüüdma, mis seda häält sul teeb, eks. Ja puhuge sarve Sionis. Lööge häiret, ütleb nagu see, mõni teine tõlge ütleb otseselt, et see ei ole selline, niisugune pühalik rahva kokkukutsumine, vaid see on häire, mis on niisuguseks eriolukorraks, mis on vaja. Puhuge sarve Sionis, tõstke häält mu pühal mäel. Värisegu kõik maaelanikud, sest issanda päev tuleb, see on ligidal pime must päev. Ja sellepärast, kallid, nii see on, et siin on nii palju tegelikult seoseid. Me näeme sedasi, et kuidas need energiat kaovad ära, kuidas linnad on pimedad, ütleme, kõik need asjad nagu sünnivad lihtsalt ka niisuguses otseses mõttes tegelikult. Ja siis on öeldud sedasi, et see pimedus tuleb, nagu koit laotub mägedele. Ütleme, vaata, kui päev koidab, kes saab selle koidu eest seda maad ära peita? Ta lihtsalt tuleb, ta teeb valgeks kõik. Aga see on öeldud sedasi, aga see pimedus tuleb niimoodi, et mitte miski ei takista sedasi. See lihtsalt tuleb sellisel moel. Tuleb suur ja vägev rahvas, kelle sarnast pole olnud igiaegadest alates, ega tule ka enam pärast seda.
tulevaste põlvede aastateni. tema ees käib hävitav tuli, tema taga on kõrvetav leek, tema ees on otse kui Eedeni-aed, aga tema taga on tühi kõrb, ei ole pääsu tema eest. ja nendel on hobuste välimus, nad jooksevad nagu seal sõjaratsud ja kihutavad üle mäeharjade ja siis kõik rahvad värisevad nende ees ja kahvatuvad ja tormavad linna ja tulevad akendest sisse ja ütleme, et sellised kirjeldused on selle koha pealt, et kuidas need asjad on kirjeldatud. Nonii, ja prohvet peab rääkima sellist juttu. Ja ma olen sedasi, et natuke niimoodi ka kuulate seda praegusel hetkel, et ega seda niisugune päris tore kuulata ei ole, mis ma täna ju räägin, eks. mõni natuke julgemalt, mõni natuke rohkem, kuidagi oled nagu mures selle pärast, et ei tea, mis juhtuma hakkab. Aga teate, kallid, järgmine lõik ütleb sedasi 2.12. Aga veel nüüdki, ütleb issand, pöörduge minu poole kõigest südamest, paustudes, nuttes ja kurtes, käristage lõhkema süda, mitte ka riided, pöörduge issanda poole, Jumala poole, sest ta on armuline ja halastaja, pika meelega ja rikas heldusest ja tema kahetseb kurja. Ja sellepärast kallid niimoodi, et vaata kõige selle juures, mis toimub, see põud ja sõjaline olukord ja mis iganes, issand ütleb oma sõnast prohveti kaudu, aga halastus ja arm on olemas. Aga ainult on vaja minu poole pöörduda. Alastus ja arm on lihtsalt on tegelikult olemas, see võimalus on tegelikult olemas. Lahendus on olemas, võimalus on olemas ja sellepärast on, et kes teab, vahest ta pöördub ja kahetseb, see on nagu Jumala kohta ja jätab enesele järele õnnistuse, et te saate tuua jälle roaohvrit ja joogiohvrit issandale, oma Jumalale. Ja jälle puhuge sarve Sionis. Siin on juba teine puhumine. Siin kutsutakse juba rahvast koosolekule kokku. Ja sellepärast on see niimoodi, et vaata, ütleme, meil on, ütleme, et mis siin Eestimaal on, ütleme, kirikukellad löövad. Niisugune hea mõttes, niisugune rahva kokkukutsumine ja teine kord lüüakse, kui kirik lõpeb, siis kõll ruttu koju. Tead, eks, et aga ütleme, et aga see on nagu üldine selline märguanne selle koha pealt, et kutsuge kokku, tehke seda. Ja nii, puhuge seal sarve, koguge rahvast, pühitsege kogudust, tooge kokku vanemad, peigmest tulgu välja oma toast, pruut oma kambrist, eeskoja ja altari vahel nutku preestrid ja issanda teenrid. Öelgu, säästa issand oma rahvast ja ära anna oma pärisosad teotuseks paganaile pilgata. Ja et miks peaks rahvaste seal öeldama, et kus siis on nende Jumal. Ja sellepärast Iisrael teadis, et nendel on vägev Jumal. Tuleb ainult pöörduda ja kui teed seda südamest, siis olukorrad tegelikult muutuvad. Siin on niimoodi, et koguge kokku, mul ei midagi lugemata, tähendab, kuidas mul nii läks. Koguge siis lapsed ja imikud ka. Võt aru, see on kõik, tegelikult seal on, nii kui Niineves oli samamoodi, kõik peavad paastuma, loomad ka peavad paastuma, kellegile tead ei tohtinud erandit teha. Kuningaga ees otsas oli seal, ütleme, Niineve lugu oli samamoodi. Ja sellepärast lihtsalt on üleskutse selle koha pealt, et see on tegelikult on lahendus. Ja teate, mis huvitav asja ma siis järgmiseks leidsin. Ja teate, mis siis juhtub selle järgi, kui ütleme, toimub selline lugu, on sul meeles, eks, on mingisugused põuad, ikaldused, sõjaolukorrad, on häiresignaalid ja siis tulevad need signaalid, et kus kutsutakse rahvat kogudusse kokku, et tulge kokku, et hakkame palvetama, Jumala poole hüüdma. Ja teate, kui rahvas hüüab Jumala poole, siis juhtub üks selline hea lugu, et maa hakkab korda saama, mitte veel inimesed. Mitte veel inimesed. Vaata, ma jäin mõtlema sedasi, millal oli see suur Eestimaal ka see beebibuum ja kus lapsed sündisid, mul ei oska enam neid aastanumbreid ütelda, igatahes vahepeal oli see, et vaata, maa sai vabaks ja lihtsalt lapsed sündisid, eks. Aga vaata see, kuidas ütelda, see maa oli ette ja siis tulid lapsed, eks. Jeesus läks taevasse, ütles sedasi, ma lähen teile aset valmistama. Me läheme valmis kohta. Sa ei pea seal kuskil, nüüd tulin siia, et kus mu koht on, tead, eks, ammu valmis. Kui on ase valmis, siis ma kutsun sind. Sest enne ei kutsuta ka. Ja võib-olla sellest me mõtleme, et miks ma kaua pean olema, teevad su aset veel seal. Ja sellepärast, oota, tead, küll siis kutse tuleb, kui kõik on korras, palun nüüd. Ja sellepärast, kallid, see on nii huvitav. Ma mõtlesin sedasi, järgmine pilt on sedasi. Maailma loomine. Jumal loob selle maailma. Kui kõik on maailmas valmis, siis teeb inimese. Mitte ennem. Vaata, kuidas Jumal tegelikult teeb asju. Ja nüüd, kui ta hakkab seda olukorda päästma, ta kõigepealt hakkab maast pihta. Siis issand hoolitseb oma maa eest.
ja see on terve niisugune lõik teisest peatükist kuni 18-27 on see maa uuenemine. ja ta tunneb kaasa oma rahvale, issand kostab ning ütleb oma rahvale, vaata, ma läkitan teile vilja, veini, õli ja teil on seda kõike küllalt. ma ei anna teid enam teotuseks paganate sekka. Noh, ja siis ta räägib sedasi, kuidas need igasugused sõjaväed hukkuvad siin kõik, et hajutab need tühjale maale ja eelväe Idamerre, 20. salm, ja järelväe Läänemerre ja kust tõuseb see roiskumise lõhn ja sellepärast, et ta tahtis teha suuri asju. Ja see, ütleme, et nagu Egiptuse armee, need hukkub seal meres ja ütleme, et need pildid nagu korduvalt, me näeme, kuidas Jumal kõiki neid asju teeb. Ja toimuvad need olukorrad ja asjad, ega seal mere peal praegu nali ei ole, need vaata, meil on ka praegu nagu niisugune mere peal sõda natukese liiga lahti läinud. Käivad need lennukikandjad ja värgid, ega see nali ei ole seal. Sellepärast, et ikkagi ainult vesi on ju tegelikult, eks. Ja mille peal ollakse, aga me näeme, vahest on see niimoodi, et vahepeal kannab vesi ja vahepeal ei kanna. Ja nii on, aga siis on öeldud sedasi, et ära karda maa, 21 salm. Hõiska ja rõõmusta, sest issand teeb suuri asju. Ärge kartke välja loomad, sest kõrbe rohumad löövad haljendama ja puud hakkavad vilja kandma, viigi ja viinapuud kannavad külluslikult. Sest ma täna ütlesin sedasi, et vaata, tähtis on vaadata nagu seda ka, mida Jumal on tegemas meie maadel. Teatud sellised seosed on olnud, oli külm talv, oli palju lund, ütleme, tavalisest rohkem oli ja tavalisest külmem oli. Ütleme, kui talve võtame. Siis mina sain kohe seose sedasi, et lumi ja need on jäetud sõjatarvis ja kõik need külmad ja lumed, sest Jumal on korduvalt Hiopi raamatus väga otseselt räägib sellest asjast ja lihtsalt see oli selline nagu tunnus, et oli tegelikult niisugune sõdade aasta. Praegu on ka uued sõjad puhkunud ja asjad, mis on ja me ei saa sellest aru, kuhu pool see liigub. Jumal üksnes teab neid asju, kuidas seal need asjad lahenevad, eks seal Lähis-Ida, ma mõtlen praegu. Ja sellepärast, kallid, nii see on, aga me näeme, et kus hakkas maa nagu vilja kandma ja vaata, seal oli juba tegelikult Jumal pöördunud. Rahvas oli pöördunud lihtsalt hädas Jumala poole ja siis maal hakkavad toimuma muutused ja siis Sioni lapsed, õisake ja rõõmustage issandas oma Jumalas, sest tema annab teile õiglaselt varajast vihma, saadab teile ka selle nii varajase ja hilise vihma nagu ennegi, rehalused saavad nisu täis, tõrred voolavad veinist üle, hakatakse taastama, tasutakse ka seda, mis on eelnevalt röövitud, ütleme, et mida sõid rohutirtsud, vassed, mardikad, röövikud, see mu suur sõjavägi. Vaata, milliselt Jumal räägib. Sebaot on ise üks vägede juht ja nüüd ta ütleb sedasi, et see suur sõjavägi olid need röövikuid ka, kelle ma läkitasin teile kallale. Te saate küllalt süüa, te kõhud saavad täis, kiidate issandat oma Jumalat, kes teiega on talitanud imepäraselt. Jah, mu rahvas ei jää igavesti häbisse. Te saate tunda, et mina olen Iisraeli keskel, mina issand olen teie Jumal ja ei keegi teine. Jah, mu rahvas ei jää igavesti häbisse. Ja sellepärast me näeme seda pilti, kuidas Jumal on tegelikult käitumas, kuidas ta muudab ära sellise maaolukorra. Praegusel hetkel meil ei ole meeldiv aeg, meil on tegelikult tagurpidi mineku aeg, kui me näeme paljuski, kui vaikselt pannakse ettevõtteid kinni, lihtsalt asjad on nagu muutuvad raskemaks, ütleme, et valus on tegelikult vaadata neid asju, mis nagu sellised praegusel hetkel lähevad ja sellepärast aidaku Jumal, et tuleks see pöördumine ja tuleks meie maal ka, kuidas ütelda, see mitte kunstlikult räägitud olukord, et meil on hästi. Sest meil on kiusatus vahest niimoodi, me räägime kõik heaks. Aga tegelikkuses peab olema. Siin ei ole mingisugused niisugused võltsandmed, vaid ütleb, et tõesti olukord muutub. Ja teate, mis siis juhtub? Pärast seda tuleb nelipühi. Vaata, tuleb see varajane lõikuspüha ja siis tuleb vaimu väljavalamine. Ma seda lugesin ja mõtlesin, et Jumal, see on nii huvitav, kuidas sa kõike nagu paned kokku sedasi, et sa hoolitsed maa ees, sa annad need asjad ja siis on ühel hetkel on niimoodi, et vaata, rahvas on tegelikult ju nelipühapäev on selline päev. Inimesed on tulnud Jeruusalemma sellepärast, et nad toovad lõikuse tänu. Nad toovad lõikuse tänu ja sellele lisaks antakse see õnnistus, et Jumal annab oma vaimu. Ja sellepärast on see nii, et vaata, rahvas tuli juba tegelikult tänuliku südamega Jumala koha pealt, sest lõikus on seotud tegelikult Jumala õnnistusega. Ja siis on niimoodi, ja vaata, kui see tänulik rahvas oli tulnud sinna
ja osad eriti, kelle see sõna veel südamest ka läbi läks. sest et vaata, see sõnaga on niimoodi, et kõigil ta ühtemoodi ei lähe. ma olin tänase jutluse pärast mures, mõtlesin, et see on natuke keeruline kuidagi, mis ma siin kokku täna räägin, mõtlesin, et aga jumal, oled nii andnud, räägin. Et ma lihtsalt räägin ära, kes saab aru, mõni saab aru, mõni ei saanud aru, midagi teha ei ole. aga sellepärast, et aga siis jumal valab oma vaimu välja. ma jätan üldse, nagu võiks ütelda, rääkimata selle, kuidas ütelda, selle 4. peatüki, mis on eesti keele mõistes. Vene keele jaotus on üldse niimoodi, et on teine peatükk on, ka 3. peatükk on veel teise peatüki all nagu, eks. aga ja siis vene keeles on 4. peatükk, see viimane. meil on nagu tehtud see 4. peatükk veel eraldi. no seal on, kuidas ütelda, seal on see natuke ikka ütlen sedasi ka, vaata, mis on, ütleme, huvitav nagu näha. Vaata siin 4. peatüki koha pealt ka. vaata, siin on kohtupäev Joosafati orus. alla on kirjutatud, kellel on piibel, sa näed sedasi, nimi Joosafat tähendab, issand mõistab kohut. kui, ütleme, jälle tagasi minna, lugesin ka natuke see, ütleme, Joosafati aega. Joosafat oli ka väga, kui selline huvitav mees nagu selle koha pealt, et tema kuningana, ta tegi selliseid asju. Ta õpetas rahvast jumala sõna tähele panema. Saatis jumala sõna seletajaid välja mööda maad oma linnadesse, paikadesse, et õpetage sedasi. Ja nii, et andis, et jumala korraldused on väga head. Ütles kohtunikele, te peate jumala seaduse järgi kohut mõistma. Ärge tehke seda kuidagi teistmoodi. Ja siis, kui nad on seal, satuvad sõtta, seal on teise aja 20. peatükk, kus need ülistajad lähevad ees, siis on niimoodi, et see pole meie sõda, et see on jumala sõda. Ja sellepärast, kallid, ma ütlen, et me saame osa asju ära delegeerida, kui me jumala ette läheme. Kas me tahame ise sõtta minna või laseme jumala sõtta minna? Kui see on, kui öeldakse, see pole teie sõda, see on jumala sõda. Tema ise lahendab neid asju ära. Vaata, see on täiesti eri variantid on olemas ja sellepärast Joosafat, tema nimigi tähendas seda, et issand mõistab kohut. On kitsas olukord, me anname selle täielikult issandale üle. Me ise ei lähe oma jõuga kaklema sinna. Ülistajad ette, me kiidame, ülistame Jumalat ja me tahame näha sedasi, kuidas tegelikult Jumal oma lahendustega tuleb. Nii et Joeli raamatust nagu see, ka see viimane pilt. Aga põhimõtteliselt on see niimoodi, et see 4. peatükk seisab veel nagu ees, vaata, kui kõik see maailma rahvas muudkui läheb sinna Iisraeli vastu. See nagu, ütleme, räägib sedasi, et ja siin on öeldud sedasi, et et ütleme, ta Jumal ise nagu, ütleme, kogub kõiki neid maapaganaid sinna Iisraeli vastu. Ja siis juhtub seal sedasi, et Jumal näitab oma vägevat kätt ja ütleme, Sakaria raamat ja see ka, ütleme, Joeli raamat räägivad ka nagu nendest asjadest. Ja siin on need tagurpidi asjad, näiteks 40. Taguge oma sahad mõõkadeks, sirbid piikideks, Jumala rahuriigis vastupidi, eks. Täpselt vastupidi. Aga siin on see hetk, kus tuleb see lahingu hetk ja paganad tulevad ja sinna Joosafati orgu 12 salm ja siis seal ma istun ja mõistan kohut kõigi ümberkaudsete rahvaste üle. Ja nii, et ütleme, et see moment on ka veel, aga täna nagu sinna ei lähe. Kõige rohkem oli mul see pilt nagu selle koha pealt, et vaata, kuidas Jumal on tegelikult nagu toimimas kõige selle kaudu, ütleme, mida me võime näha looduses ja sellepärast vaatame seda aastat, me praegusel hetkel veel täpselt ei tea, mis asjad meid ees ootavad ja sellepärast lihtsalt püüame neid asju tähele panna. Jumala sõna ütleb Jeesuse kaudu väga selgelt, Jeesuse sõnad suust, vaadake neid taevalinde ja lilli. Lihtsalt vaatad need, nende pealt on midagi nagu nägemas, seal on, et sa ei muretsen, nagu on, see õpetus on selle koha pealt ja sellepärast ja Jumal järjest õpetab neid erinevaid asju tegelikult nagu tähele panema. Mida tegelikult Jumal õpetab väga tähele panema, mõned sellised tähelepanekud ütlen veel lõpuks. 3. Mooses 18 peatükk räägib igasugustest sellistest valedest abielusuhetest ja ütleme, nendest mis põhjustavad seda, et maa sülitab oma elanikud välja. Vaata, see maa on niisugune huvitav, et kui ma täna ütlesin sedasi, et maa sai esimeseks korda, kui rahvas meelt parandas, siis maaga juhtus kiiremini, maa reageerib kiiremini kui meie. Kui me pattu teeme, siis maa on nagu vedru viskab meid minema. Sülitab lihtsalt välja, hopsti tead. Ja seal on, ütleme, tõsised hoiatused, sest et tegelikult inimene elab nende seaduste varal,
ma ei hakka seda 18. peatükki lugema, seal on palju asju, mida võiks lugeda, need kehtivad praegusel hetkel ka, Jumal ei ole ennast muutnud. ja seal on, ütleme, et ja Peetrus ja seal, ütleme, Jeruusalemmas nad kordavad üle, et Uues Testamendis apostlite tegudes, et kõik igasugused veresöömise keelud, hoorused, ebajumalad, noh, ütleme, millest tuleb hoiduda ja lämbunu söömine, mis seal oli veel öeldud, eks ju, apostlite 15, et noh, need on hädavajalikud. aga seal olid, ütleme, selle hooruse kategoorias oli väga palju sellist perverssust, no mida seadustatakse praegusel ajal ja mida lubatakse ja ütleme, tehakse. ja ometigi see on niimoodi, et praegusel hetkel räägitakse varsti niimoodi meile sedasi, et rääkida ei tohi, aga lugeda võib. siis ma lihtsalt ütlen, lugege lugege piiblit, saate teada, ma ei peagi teil kõik ütlema. tead, ja sellepärast, kiitus Jumalale, ja siis ta võib-olla midagi rääkinud, eks. et aga lugeda, kes oskab, saab lugeda küll. ja sellepärast kiitus Jumalale, et meil on Jumala sõna kirjalikult on tegelikult täitsa niimoodi olemas. nii et pange tähele neid asju, kui tähtsad on Jumala seadused ja kuidas need kõik tegelikult toimivad. Amen. No nii, tõuseme ja oleme palves. Taevane Isa, ma tänan, et võime praegusel hetkel siin olla sinu ees ja tuua sulle tänu selle eest, et meil on tõesti su sõna. Ja veel rohkem tänan sind selle eest, et Jumal, sa avad seda sõna nagu nägema. Jumal, me täname sind, et see on elav sõna ja kui me Joeli raamatu dateeringut ei tea, millal see on kirjutatud, vahet ei ole, aga me täname sind, Jumal, et sa täna rääkisid selle raamatu kaudu, see on täna elanud, see on täna õnnistuseks, see on õnnistuseks meile, see on õnnistuseks Eestimaa rahvale, see on õnnistuseks, Jumal, sinu rahvale, me toome sulle, Jumal, selle eest tänu. Ja Isa, me täname sind, et me võime näha, et su sõna täitub, me täname sind, et 4 pühi on juba toimunud ja vaim on välja valatud ja et me elame hoopis palju paremal ajal praegusel hetkel ja Isa, kiitus ja tänu ja ülistus sulle. Aga Isa, me paneme sinu ette praegu meie maa ja rahva olukorra ja sellepärast me ei ole lihtsas olukorras, meid on, olukorrad on ähvardamas, aga issand, meie võimalus on ju pöörduda sinu poole ja seda kõigest südamest ja usaldada meie maa ja rahva tulevik sinu kätte. Isa, me täname, kiidame, ülistame sind, et me võime praegu seda armu paluda. Isa, me täname sind, et prohvet Joel pidi koguma kokku kõiki neid vanemaid ja kõik peavad tulema ja sellepärast, Isa, me palume seda, et sinu sõna, mis on piibliraamatus, jõuaks meie ülemateni, kes on valitsemas ja ka kõige pisemateni, kes on. Isa, me täname sind, Isa, ma tänan sind, et sa valad oma vaimu välja kõige liha peale. Tänu sulle, Jumal, et meie lapsed hakkavad sõna mõistma paremini, kui meie seda mõistame. Isa, me täname, kiidame, ülistame, sa hakkad andma nendele ilmutusi, nad hakkavad nägema, millest nad tulevad rääkima meile õhinal, mida nad on mõistnud. Isa, kiitus ja tänu ja ülistus sulle, me täname, kiidame, ülistame sind Jeesuse nimel. Amen.